Nii, tere jälle. Mina olen Maila müstilisest maailmast ja täna siis hakkame tegema aastaennustust. Juulikuus sündinutele. Kohe vaatan, eeltöö tegemata mul, nagu ikka, kohe tulistame puusalt. Niimoodi, panen endale siia väikese märksõna, et ma vahepeal siis küsiksin. Nii, äkki ma jõuan augusti ka ära teha. Vaatame. Nõndamoodi. Nii. Pisikene spikker. Nii. Nopsti. Et muidu satun siin hoogu ja siis mõtlen, et oot, mis kuu see nüüd oli. Nõndamoodi. Et jäime siis pooleli selleni, et mida toob aasta 2026 juulikuus sündinutele. Ebatraditsiooniline ennustus ei ole tähtkujude kaupa, vaid on kuude kaupa. Niimoodi. Mida toob aasta 2026 juulikuus sündinutele? Nii, vaatame järgi. Oi, kui armas, midagi. Näed, nüüd on midagi teistsugust kui siiamaani. Issand, kui armas. See on nii lahe. Väga lahe. Issand, teil tuleb hästi suurte muutuste aasta. Väga hea. Nüüd hakkan siin järjest lugema, enne kui ma järgmise rea panen. Nii, teile näitab. Esimene kaart on usaldus. Ja märksõna on, et sinu sisetunne ei valeta sulle kunagi. Niimoodi, et teie, kes te olete siis juulikuus sündinud, siis on osa siis vähitähtkujust, osa juba lõvitähtkujust. Niimoodi, et teil selle aasta alguse poole väga palju hakata usaldama oma sisetunnet. Usaldus järjest rohkem kasvab ja kui mingeid otsuseid on vaja teha, siis alati tunnetage enda peale ära. Mis tunne on? Kui mõistus kipub vahele segama, siis mõistuse lükate kõrvale, tunnetate ainult tunnet. Kuidas ma tunnen, kui ma teen selle valiku, kuidas ma tunnen siis ennast, kui ma teen teise valiku. Nii et teie sisetunne hakkab teie kasuks väga hästi tööle. Siis näitab vähe sellest, et sisetunne, oi, teil on huvitav. Teil tuleb ka sensitiivsuse kaarti ja märksõna on see, et sa näed seda, mida teised ei näe. Ühesõnaga, sellel aastal teil siis hästi palju aasta esimesest poolest siis siin kuni kevadeni on see, jah, ütleme siis niimoodi, et kolmas silm avaneb rohkem, see sisetunne, sensitiivsus, tundlikkus üleüldse läheb teil hästi tugevaks. Teil on tohutu selline vaimse arengu aasta. Just selle nägemisega ja oma selle sisetunde usaldamisega. Nii, et hästi huvitav. Hakkate märkama selliseid asju ka siis, mida teised tavaliselt ei märka. Siis hakkate ridade vahelt lugema välja, jääb näiteks kusagile mingist tekstist mingisugune sõna jääb kõlama, siis hakkate selle pealt, saate endale märksõnad, on ju, hakkab, kas või kui midagi otsitakse ja esitate küsimuse ja siis jälgite märke ühesõnaga. Ja kui teil nüüd hakkate nägema neid, näiteks paralleelmaailma, hakkate nägema neid asju, mis silmaga nähtavad ei ole. Te võite hakata nägema inimese aurasid, inimese värve nende inimeste ümber, esemete energiat, aurasid. Ühesõnaga see tohutu nägemise avanemine teil, et ärge sellest ennast heidutada laske, et kui midagi sellist tekib, mida te tõesti mõtlete, et ei tea, on ju, kas see on niimoodi, siis jällegi usaldage oma sisetunnet. Kui tunne on rahulik, siis kõik on õige. Ja kui ikkagi peas on natukene segadus, siis vaadake keegi, on ikka neid inimesi väga palju, või kas või kirjutate mullegi sinna Messengeri, et ma ikka katsun nii ruttu vastata, kui ma jõuan, aga ükskõik kelle poole te siis pöördute, kellel on ka sensitiivne nägemine, et
et ei jääks üksi, et siis leiate seda tuge teistelt samamoodi nägijatelt, samamoodi mõtlejatelt. Aga alati jah, tunnetage läbi, kui kedagi valite ka sensitiividest endale, kas siis küsida, nõu anda selliseks, siis jälgige oma tunnet, kui teil on selline hea tunne ja tunnete tõesti, et te tahate selle inimese poole pöörduda, siis pöördutegi. Kui tekib mingisugune asi niimoodi, et mõtled, et mingi asi on, mille pärast tahaks justkui, aga mingi asi segab, siis usaldage alati seda tunnet. Siis ei pöördu selle inimese poole, kui teil sees seda tunnet ei teki. Ainult sellisel juhul pöördute, kui tekib see tunne, vot näe, teda ma saan usaldada, tema poole ma julgen pöörduda. Nii et see sensitiivne areng on teil pöörane siin aasta esimesel poolel. Siis on niimoodi, et järjest, mis siis tuleb siin? Jah, murranguline selline aeg, läbimurre. Et ütleme siis niimoodi, et tavatasandilt, tavamõtlemiselt läbimurre, hästi sellised hoopis teistmoodi. Noh, ikka selle sensitiivsuse peale rõhun siin. Ja jah, teil võib hakata tekkimagi, võt nii nagu ma enne selle näitad, ma enne ei pannud seda kaarti veel tähele, aga see, et usaldage tunnet on nii, et kuidas teie keha reageerib. Et siis, et teie keha täpselt näitab ära, kui tekib mingisugune selline sisemine keemine või mäss, siis see inimene või see olukord ei ole teie jaoks õige, ükskõik, kas teil on vaja mingeid valikuidki teha. Kui tekib mingi sisemine ärevus, vot, siis seda asja ei vali oma elus. Valite selle, mis tekitab sellise hea, sooja ja rahuliku tunde. Siis elage terve see aasta, tulebki niimoodi, et elate siis aastaaegadega kooskõlas. Et siis jälgitegi neid aastaaegasid. Tavaliselt on niimoodi, et talv on selline puhkamise aeg, talve jooksul võtate natuke vaiksemalt, no praegust on ju selline lumine ja vaikne aeg. Et võtate rahulikumalt, kevadel hakkate rohkem tegutsema, energiat läheb rohkem sisse, siis hakake siis looma, kuna see on aasta number 1, kokku arvutades numeroloogilist 2026 kokku teeb number 1, et siis hakake siis looma seda, mida te siis tahate, aga teie puhul on see, et seda, mida te tunnete, et te tahate, seda hakkate looma. Ja murrate läbi igalt poolt ilusasti. Ja suve paiku need teie ettevõtmised, mis te olete siis siin toimetanud, teinud, need hakkavad teil ilusasti vilja kandma. Hästi palju energiat on teil just nimelt suvisel ajal. Võt see ka võib-olla tõesti, et suvine aeg sünnipäeva ajal ka tavaliselt on ju. Et sünnipäeva lapsed olete te siis suve sünnipäeva lapsed, et see suvi annab teile kõige rohkem powerit. Niimoodi, kõige rohkem jõudu. Siis sügise poole näitab mingisugused teatud asjad, mis te olete siis läbi kogenud, võib-olla te teete oma need mõttekorrektiivid. Siis selle kaardi tähendus on armid, et armid kaunistavad sind. Aga selle poole pealt ma ütlen tõesti need, pigem on need hingehaavad, mis teil on siis elu jooksul või siis eelmise aasta jooksul, mis on teisse tekkinud, et need on siis sügiseks täiesti terveks ravitud. Et hingehaavadega olete tegelenud ja teil on tulnud sealt hoopis teistsugused teadmised. Ei ole tavaline see, et oi näed, see tegi mulle halvasti või teine tegi mulle halvasti, mul on nii raske olnud. Siis teil on kuidagi hoopis teistsugune teadmine selleks sügiseks. Ja te hakkate rakendama oma neid teadmisi ja oma neid kogemusi, mis on teile haiget teinud siis elu jooksul. Te hakkate seda rakendama teiste aitamiseks. Enda aitamiseks ka, aga hakkate rakendama teiste aitamiseks. Ja aasta lõpuks näitab see, et võtadki omaks selle, lähed selle vooluga kaasa niimoodi, suhteliselt pöörane aasta tuleb läbimurranguline. Et lähedki nende suurte muutustega kaasa, aga te olete aasta lõpuks täiesti rahulolev iseendaga ja oma muutustega. Ja kõik teie nii-öelda siis, ma ei ütleks, et isegi nõrkused, vaid need asjad, mis on varem, olete pidanud oma nõrkusteks, kõik on aasta lõpuks teie tugevused. Nii et palju kogenumad, palju targemad,
hästi sensitiivsed, hästi palju tuleb teil tõesti teie hulgas sensitiivseid inimesi. Nii et eks näha aasta lõpus saate siis mulle ju ka kirjutada, ma ise vaatan ka muidugi, no tore on tagasisidet alati saada, sellepärast et ma ju ei tunne teid kõiki. Ja siis et tore on seda tagasisidet saada, et mis mul on need, näed, mul olid need asjad on need, sa ütlesid need asjad, et hästi lahe. Kuigi mul mingit kinnitust ega sellist kindluse tunnet mul selles suhtes pole vaja, sest kuna ma olen nii ammune üle 30 aasta kaarte pannud, nii et mul seda ei ole, et ma nüüd tahaksin hirmsasti tagasisidet saada, sellepärast et ma näiteks, et ma ei usu endasse. Ma usun väga hästi, ma tean, ma olen elu jooksul hästi palju saanud tagasisidet, aga lihtsalt on tore saada seda tagasisidet. Sellepärast, et kindlasti tekib teil paljudel mingid teatud küsimusi, tahaksite suhelda, natukene nõu pidada, on ju võib-olla kes tahab ka abi saada, eks ju. Et siis hea meelega suhtlen teiega. Et hästi lahe, siis saate mulle sinna Messengeri kirjutada. Siia selle YouTube'i kanali alla muidugi saate ka kirjutada. Ma ikka aeg-ajalt vaatan, mis seal toimub, aga ma väga tihti ei käi seal. Ma vaatan siis, kui ma olen teinud uue video ülesse ja parasjagu ma selle ära laadinud, kuna ma seal üksiti juba kanali peal olen, et siis ma vaatan ka läbi, et kas on keegi midagi kirjutanud, et kas keegi ootab vastust, et siis ma vaatan need asjad läbi, aga kõige kiiremini saate Messengeri teel ühendust. Niimoodi. Nii, vaatame siis edasi. Järgmised kaardid. Pere konstellatsiooni kaardid. Tegelikult on metafoori kaardid, aga neid kasutatakse hästi palju. Just nimelt Venemaal kasutavad konstellatsioonides. Niimoodi. Ja nendega on väga hea vaadata. Nii. Iga kui ma kaarte segan, iga tahan öelda, et mul on nii hea meel, et ma ikkagi lõpuks see numbrite keele Merike vajas mind ikka. Tee oma kanal. Et nii on vaja, sul on vaja need numbrid, mis sul on, näitavad, et sul on vaja inimesteni jõuda, et inimestel on sinust hästi palju abi. Ja aastaid, kaua aega kõik, kes mulle ütlesid, et kuule, miks sa ei kirjuta, miks sa Facebookis ei kirjuta, alati ma mõtlesin sellist asja, et kõik nii palju kirjutavad, et meid on nii palju, kes on sellised teadlikud ja targad, et info tuleb ikka ühest kanalist. Kui me saame selle informatsiooni sealt kõrgemalt, siis on ju ikka ühest kanalist praktiliselt see info. Ja siis ma olen alati mõtlenud, mis mul ikka öelda, ma ei oska nii ilusti kirjutada ja nagu ikka on ju. Et pole piisavalt palju, siis pole piisavalt tark, pole piisavalt hea, mis varem on olnud see teema. Niimoodi, nüüd õnneks enam ei ole. Ja siis ajas mind seda YouTube'i kanalit tegema ja siis tänaseks päevaks mul on küll tegelikult hea meel, et ma seda olen teinud. Sellepärast, et tagasiside on nii hea olnud ja mul on hea meel, et ma olen saanud nii paljudele olla kasulik. Et see teeb kõige rohkem rõõmu, et kui saad aidata kedagi, kes muidu võib-olla ei julgegi minna kuskile nõu küsima või, et isegi nende samade kanalis õpetatud asjade peal, et see ei maksa ju mitte midagi, eks ju, selles mõttes, et lihtsalt tuleb aidata ka teinekord niisama, niimoodi. Et kes saab sellest abi on hästi ja kes ei taha kuulata neid, need niikuinii kuula. Et iga ühe jaoks on keegi, kes on tema inimene ja ikka nii hästi lahe. Et tal on lihtsalt nii tänulik teile selle eest ja Merikesele tänulik selle eest, et mind ikka kajas seda kanalit tegema. Niimoodi. Nii, vaatame siis nüüd edasi. Nüüd on küll piisavalt segatud, nüüd võiksid teistsugused kaardid tulla kui eelnevatel. Niimoodi, juulikuus sündinukesed, mida teile toob aasta 2026? Nii, vaata, Assa ikka üks kaart. Siin on ikka paljud tulevad, siit tuleb küll teistmoodi. Teemad, issand kui huvitav. No jah, muidugi juuni oli mul eelmine, siis tulevadki sarnased kaardid, loogiline, sest vaata pool tähtkuju on ju sama. Nii, okidoki. Alumine kaart näitab mulle, on merekarp, kus ühesõnaga merekarbis lihvitud pärl, et teie elu on siis niimoodi, et teie elu on praegust nagu pärl lihvimisel. Et te olete juba valmis
et astuda välja nii-öelda oma kookonist. Et kui nüüd võtta teine näide, siis võib olla ka täpselt niimoodi, et kui liblikas tuleb kookonist välja, et siis kui ta on valmis ja siis ta tuleb välja ja see on imeilus. Et teil on ka niimoodi, et teie olete nüüd siis selle just nii-öelda siis valmis saanud. Nii, esimene pool siin näitab kevade poole, see on siis kuskil jaanuari-veebruari. Olete eelmisest aastast parasjagu kurnatud, väsinud, aga teie suguvõsa energia, teie vanemad, ühesõnaga see perering, kes teil ümber on. Et paljudel võib ka see perering olla tõesti sellised head tuttavad sõbrad, et kuidas kellelgi, mõnel on niimoodi, et on teatud tuttavad on kuidagi rohkem perering kui oma perering, aga siin on jah, võiks tegeleda muidugi ka oma juurte tervendamisega, aga see pigem näitab seda jah, et sellest tuleb teil see toetusgrupp, tuleb teil abi, teil ei lasta alla anda nii-öelda elu suhtes. Et väsimus on küll sellest eelmisest aastast parasjagu peal teil, kurnatud olete. Niimoodi. Siis veebruaris, märtsis juba tunnete ennast väga hästi, te olete hoitud, olete kaitstud, võtate natukene rohkem, võtke enda natuke rohkem aega selliseks taastumiseks ja puhkamiseks. Aga te tulete väga, väga ilusasti välja ja teil on siis selline, pigem ütleks, et esivanemate poolt on selline hoidmine. Keegi vanaemast, vanaemast, keegi, kes on siis teid elu jooksul ka eluajal hoidnud väga, et selle vanaema, vanaema või siis ema, kellel ei ole enam ema, on ju, kes on väga hoidnud, kui on elus olnud, olete puudust tundnud, et siis, et see esivanema hingekene hoiab teid tegelikult. Niimoodi, et olete hoitud ja kaitstud. Siis väga edasi on siis mai-juuni kusagil suve poole. Isegi ütleks, et aprill-mai on paljudel muidugi on see aeg, kus see jälle jääb sinna kooli lõpetamiste aega. Aga paljudel perekondadel tuleb siis oma võsukesi lasta lahti ja ühesõnaga, et oma vanemate töö on siis tehtud ja siis saadetakse siis need võsukesed oma elu peale, oma teele. Muidugi, eks siis on ju see sisseastumiseksamite ja valikute aeg. Niimoodi, et saate toetada siis oma lapsi ja miks mitte ka lapselapsi, kuigi siin näitab, et oma lapsi toetada ja saata niimoodi, et kindluse tundega kuidagi lasta kergusega lapsed oma elu peale. Et selline tore aeg tuleb. Muidugi väikene halbasi ka sellega kaasneb, mis on psühholoogiliselt ka täitsa mõistetav, et kui nüüd läheb siis perekondades, lapsed lähevad oma elu peale, siis on need kaks vanemat on siis, kohustused on täidetud ja siis ei oskata üksteisega enam hästi suhelda või läbisaamine muutub teistmoodi, sellepärast et see mingi teatud selline ühine koostöö siis, mis on tehtud, et see on nüüd lõpule saanud ja siis on selline, et mis me nüüd teeme. On palju paare, kes muidugi tunnevad sellest rõõmu, aga osad on jah niimoodi, et mis me siis teeme, siis justkui tundub selline tühi tunne. Ja siis muutuvad suhted hapraks, siis võib tekkida selline tunne teil juulikuus sündinukesed, et teil võib tekkida selline tunne, et tahaks muutust. See partner, kes teil siis on kõrval sees, tunnete järsku, et järsku ta ei mõista mind enam, ei ole mitte midagi ühist, mida rääkida. Ühesõnaga, viisakalt öeldes, et tekib selline lahku kasvamine. Ja see võib siin suve jooksul kuni ka augustikuu veel kaasa arvatud isegi septembrisse. See teema võib hästi aktiivseks minna teil. Niimoodi, et te hakkate mõtlema, et tahaks nüüd luua, tahaks nüüd oma elu elada, tahaks midagi teha, kes loomingulist, kes tahab oma neid unistusi täita, mis ei ole siiamaani, mida ei ole siis laste kõrvalt saanud, on need perekohustused, siis tahaks seda midagi teha niimoodi. Ja siin näitab aasta lõpupoole
et meestele näitab hästi palju sellist kindlust, eneseteadlikkust ja naistele näitab siis niimoodi, et hakataksegi tegelema nende asjadega, mis siis teile meeldib, mis siis lõpuks on nii-öelda teie, mis toidab teie hinge siis. Et neid muutusi, aga neid muutusi saab ka teha kõiki partneri kõrvalt, ilma et peaks lahku minema, aga no see on kõik niimoodi teie enda, täiesti teie enda. Paljud suhted lähevadki lahku, paljud suhted lähevad siis nendest raskudest läbi ja tuleb siis nendest suhetes, mis siis kokku jäävad, nendest tuleb siis täielikult uus etapp. Niimoodi, et te võite isegi oma kaaslasse uuesti armuda, teil see tekib, see suhe läheb täiesti või palju tugevamaks, kui ta on olnud teil siiamaani, et kui tundus mingid hetkel tõesti, et on selline habras ja et pole enam midagi koos, kuidagi ei mõista teineteist, et ei ole mõtet koos olla, et kui nüüd te otsustate minna oma teed, no siis lähetegi oma teed, aga kui otsustate jääda kokku, siis sellest suhtest võib väga ilus suhe tulla, nii et täitsa vaadake, kuidas teie tunne tekib. Niimoodi, et teete kõike oma tunde järgi, sellepärast, et mul ei ole siin midagi ette öelda, ärge tehke nii või ärge tehke naa või tehke nii või tehke naa, sest kõik me oleme erinevad, kõigil meil on omad need saatusekesed ja omad need valikud, ikka oma saatuse rada, et mis me oleme valinud siin elus siis läbi kogeda. Nii, aga jah, aasta lõpuks on, tegelete iseendaga, ükskõik mehed, naised, mõlemad kõik tegelete, on võimalik toimida väga hästi koos, tegeledes oma asjadega, niimoodi. Ja siis paistab, et ongi igalühel rohkem iseendaga tegemist niimoodi, et pole ka, pole siis ka aega koos jauratega tülitseda nii-öelda. Vot niimoodi. Aga jah, et hästi teadlikud mehed saavad hästi palju oma väge tagasi, et hästi teadlikud. Enesekindlad, nad saavad oma siis elutarkusi, mis neil on, neid nad hakkavad rakendama, võib-olla ka paljud teist hakkavad tegelema, no kui vaimselt plaanil võtta, siis paljud mehed julgevad hakata siis aitama teisi läbi enda kogemuste, nii nagu on kogemusnõustajad, mis iganes asjad on ju, et nimetame kas või siis neid gurusid või kuidas iganes me neid vaimseid õpetajaid nimetavad, aga just jah, et mehi kerkib sellel aastal väga palju esile ja just juulikuus sündinute seast. Nii et hästi lahe, hästi selline murranguline aasta, aga hästi tore ja arendav. Nii, vaatame edasi. Niimoodi. Iga kord, kui ma segan neid oma kaarte, siis mõtlen, et ikka ma ei ole veel võtnud ennast kätte ja seda kordustrükki tellinud. Et vaatame, kui lõpuks need aasta prognoosid ära saavad tehtud siin, siis katsun ennast kätte võtta ja lasta ühe partii veel neid kaarte välja. Nii, mida toob teile see aasta? Niimoodi. Jah, juba tulevad sellised kaardid, mis siis ennemgi aasta lõpp väga äge. Nii, alumine kaart näitab kaitseingli olemasolu teie elus. Et see siin ka ennem oli siin usaldus ja et te olete alati kaitstud, et kuskilt poolt teid hoitakse, kaitstakse. Nii, et ei pea muretsema. Nii, mis siis aasta esimene pool selle kaardi järgi siis näitab, mis see teile juurde toob nendele eelnevatele. Mul on see astroloogia kaart siin, aga mul tuleb nii naer peale selle peale praegust, sellepärast, et mis tavaliselt ikka aasta esimene pool, ju teie jälgite rohkem neid tähemärke, neid prognoose,
sest muidu on see astroloogia kaart tähendab mul sellist asja, et hakata rohkem jälgima seda sobivust, et kellega te sobite. No enne oli ka see usaldus, et usaldama tunnet ja see sensitiivsus siin eespool, aga te hakkate jah vaatama rohkem, jälgima selliseid asju, kellega te sobite, kellega mitte. ja siis noh, hakategi rohkem suhtlema siis nendega, kellega sobite. Aga kuna see praegune aeg on see kõik see horoskoopide ja aastaprognooside aeg, siis sellepärast mul tuligi naer peale, et te järelikult uurite ühes kohas, teises kohas, kolmandas kohas, mis on väga hästi, sellepärast et iga kord, kui te kuskilt kas kuulete või loete midagi, sest mina alati võtan seda asja niimoodi, et see on nagu õpe, on ju. Et see on põhimõtteliselt nagu tasuta õpe, kui ma kuulangi näiteks ma kuulan numbrite keele Merikesekest, kuulan kogu aeg sellest Youtube'ist ja ma olen selline täitsa tellinud tema selle kanalikesse, sellepärast et see on nii väike rahakene, mis seal on, mõni mõtleb küll niimoodi, oi, see on tasuline. Igaüks saab ise valida ju jah, kui pakutakse juba seda varianti sealt Youtube'i poolt, et valida oma selle. Aga temal oli erinevad variandid, üks variant oli 2,99. Ühesõnaga 3 eurot lisandub siis, kui te liitute selle kanaliga, sest see on tasuta seal. Et tellimuse, kui te tellite kellegi kanali sealt Youtube'is, siis lihtsalt tuleb teile teada, kui jälle midagi uut postitatakse, aga just see, et liitu seal. Et siis see 3 eurokest ja mõtlesin ka, et kus kohas te saate tasuta kooli või 3 euro eest 6 koolitust. Mitte kusagilt, eks ju. Et see on selline väga tänuväärne minimaalne summa, mille eest saate endale seda koolitust. Igaüks muidugi oma kanalile, siis kui see aeg on käes, on ju, valivad ise oma need tasud. Aga mina olen mõelnud ka, et see 3 eurot sealt, mis läheb telefoniarvele otsa, no see ei löö maha, on ju. Ja võtan seda kui tasuta koolid ja see teil ka, et kui teil on huvi nende astroloogiliste asjade vastu ja kõiksuguste asjade vastu, kuulake neid igasuguseid ennusteid, igasuguseid loenguid, sellepärast, et see on kõik, see on teie tasuta koolitus nii-öelda. Nii et see huvi võib teil siin suureneda ja just selle, ikka rohkem jaanuari-veebruarikuus, siis edasi näitab selline asi. Tervis paraneb. Kellel on tervisega olnud mingisuguseid probleeme, asju, siis näitab tervise paranemist. Siis südamehaavakesed, kellel siis on, näitab, et siin on see südamehaavakeste kaart, et kui on haiged saamised, pettumused, võib-olla eelmisesse aastasse jäänud lahkuminekud, sest eelmine aasta väga palju lammutaski, number 9 aasta lammutas väga palju suhteid. Siis sellel aastal ja nüüd selle kevade poole teie hingehaavakesed hakkavad paranema. Te jälle saate ennast nii-öelda põimida kokku terviklikuks ja suve poole hakkate te rohkem tegelema nii-öelda oma juurtega. Niimoodi, kes meie juured on, vanemad, vanavanemad, et võib-olla väga paljud satuvad konstellatsioonidesse oma juuri tervendama, kes kuidagi, kes kuidas. Võib ka seda ka tähendada, et teie jaoks on rohkem vaja sellist maaenergiat. Kui juulikuus on, kui vähitäht, kui olete veeelement ja lõvitäht, kui olete see teine pool juulit, olete lõvitäht, kui siis olete ju, mis meil see lõvi on? Kas ta oli maaelement või oli tuleelement? Tuleelement. No teie aasta ka tuleb siis. Vaat niimoodi, et teil võib olla siis rohkem vaja seda maaelementi kasutada. Mis meil maaelemendiks on? Maaelemendina mõjuvad kõiksugused sellised, no näiteks kui ütelda nüüd riide värvide või üleüldse terrakoota värvid, eks ju, siis sellised maalähedased. Muidugi sinna alla vist isegi ka roheline läheb. Aga teil on ka selline asi, et tahate näpud mulda saada. Lihtsalt toimetamine aias väga rahustavalt mõjub hästi. Aga jah, pigem ütleks niimoodi, et juurte tervendamine, hakata oma suguvõsa juuri tervendama. Ka võib-olla ka sellega seoses tervendate enda peremustri ära, tervendate, annate oma lastele hoopis ju sellise terve pagasi edaspidiseks eluks. Et hästi oluline ja see toimub siis suve jooksul. Ju siis saate ka mööda igasuguseid laagreid ja neid koolitusi või seminarikesi käia, et kui suve jooksul toimuvad. Nii, edasi läheme siis juba sinna septembrikuusse.
siis septembrikuus rahaliselt võib olla teil natukene kitsam. Et noh, pole ka mitte midagi uut, on ju. Septembrist väga paljudel lähevad lapsed kooli, siis on vaja kõik see väljaminek, on ju. Aga noh, kellel siis tõesti ei ole need lapsed koolis ja midagi, siis on ikkagi niimoodi, et rahaliselt on suhteliselt, peate läbi mõtlema oma otsused. Et päris kõike ei saa laialt siin lubada, sellepärast et septembrikuus tuleb natukene kas siis panna kõrvale, koguda või tuleb sisse vähem raha. Noh, kulutused on suuremad, väljaminekud on suuremad kui sissetulekud. Nii, aasta lõpupoole siin, september, oktoober, november, detsember. Teie ükskõik siis tervislikult või hingeliselt täielik tervenemine. Võib teil tekkida muidugi huvi ka selliste tervendavate meetodite vastu, võib-olla reiki, võib-olla mingi massaaži või neid tohutu palju on igasugu teta-tervendused, kvantpuudutused, aksesparsid, et teil võib tekkida selline tahtmine ja tunne, et arendada ennast tervendamise koha pealt või siis võtta, minna kas või lõõgastavat massaaži saama, ühesõnaga hakata rohkem pöörama tähelepanu tervisele, aga rohkem selline mitte, et ei ole tõmblemine mingi pärast, et nüüd tervemaks saada või et nad haiged oleksid. Ei, pigem on selline relax, võib-olla võtate rohkem aega näiteks kuskil spaas käia, võtta endale natukene, lubada endale puhata kas või. Nii. Ja siis aasta lõpus teie siis see aasta, nii, teil on kuidagi see aasta niimoodi natukene venib siin. Muidu osad juba panevad mingi teatud, nagu öelda, et seeme mulda, mis hakkab tärkama, on ju. Siis teil on selleks ajaks ka muidugi nii-öelda siis oma tegevused säätud, mida te olete tahtnud teha, hakkate selles suunas liikuma. Ja siis teil hakkavad juba teie enda nii-öelda seemne mulda panekust hakkavad need tegevused, need juba tärkama, veel ei kanna vilja, aga juba väga selliselt jõuliselt juba teie ettevõtmised hakkavad juba nii-öelda tööle. Et veel ei ole vilja kandma, aga teil on suur töö tehtud, alus pandud siis järgnevale 8 aastane. Põhimõtteliselt panete ju selle aluse oma järgmiseks 9 aastaks. Ja siin näitabki niimoodi, et jah, te näete juba esimesi selliseid oma jõupingutuste kasvu. Et hästi lahe. Nii, missuguseid kaarte ma siis veel olen kasutanud. Järjest võtan. Nii. Vaatame siis edasi. Mida toob aasta 2026 juulikuus sündinutele? Oi! Nii. Väga hea. Nii. Hullult lahe. Nii. Teie olete oma uue elu lävepakul. Niimoodi, et te juba enam-vähem teate, mis te tahate. Ja natukene nii-öelda, natukene puhkus enne teele minekut nii-öelda. Aga et oma parema elu loomise poole. Nii, veel hakkan teile siis rääkima, et tuleb teil hästi palju uusi ja häid võimalusi. Igalt poolt lähevad nii-öelda uksed lahti, et võimalused tulevad ükskõik mis alaselt need siis on, kas eraelu alaselt, tööalaselt, mis iganes alaselt. Aga kuidagi universum soosib teid ja mis te tahate ette võtta, võtke julgelt ette, sest igalt poolt lähevad uksed teile lahti. Teie ideesid hakatakse, mis on teie ideed, on ju. Teie ideesid hakatakse märkama, et ei ole oma ideedega enam üksinda. Vaid kui siiamaani olete mõelnud mingit asja ellu viia, mingid ideed on ja mõtlen, et et ei tea, et äkki see ei ole ikka piisavalt hea või võib-olla mul pole alustuseks piisavalt materjali, vaat siis on niimoodi, et te hakkate lihtsalt tegutsema, sellepärast et teil on suured ideed ja need vajavad elluviimist.
niimoodi. Siis siin juba kevad suve poole, see on siis aprill, mai on siin, kus oli see eelnevalt ka see südame tervenemine juba, et hingehaavakesed juba terved. Siin olete juba nii ennast kokku ilusti korjanud ja tulete oma naistele, ütleks siis niimoodi, et naiselik vägi on teis ilusti tagasi, tunnete väga hästi ennast jälle ja lähete kindlalt oma elus edasi, oma valitud rada kindlalt liigute edasi. Ja siis on mõned unistused, see on nüüd küll suve poole, tuleb hästi palju, teil tuleb ideid, unistusi ikka tohutult palju. Ja siis on niimoodi, et teatud unistustest, kui te mõtlete, et te olete oma unistusega üksi, siis te ei ole üksi, siin näitab niimoodi, et teil on mõttekaaslasi ja te tõmbate oma mõttega ligi endale sarnased inimesed või sarnase inimese. Jah, tõesti, siin on ka selline asi, et mõned inimesed, nii nagu siin enne oli, et kui paaridel tekib selline tunne, et kas minna koos edasi või mitte minna, selline habras tunne, et siis siin võib ka tekkida korraks selline tunne, kus te mõtlete niimoodi, et te olete täiesti erinevad, olete justkui koos, aga olete täiesti erinevad, teine elab nagu omas mullis, siis teie jääge ikka endale kindlaks, looge oma unistusi ja tõesti tuleb palju unistada ja nende unistuse suunas siis hakata samme võtma, aga isegi kui te siin suvi otsa nii-öelda ära unistate, siis isegi nendest unistustest on teil kasu, väga palju variante tuleb, väga palju võimalusi tuleb. Aga nagu ennegi ütlesin, et tehke tunde järgi, teil on tohutult vaja usaldada oma tunnet, oma sensitiivsust ja teetegi oma need unistused, hakata siis selles suunas liikuma, mis siis rohkem kirge üles tõmbab, ühesõnaga need unistused, need mõtted, mis mõtlete, siis liigute rohkem algul nendes suunas. Näitab, et kõik unistused on võimalikud teil täituma, aga lihtsalt te peate kuskilt maalt alustama. Võib sinna takistuseks suuremate asjade puhul, võib tihtipeale ka jääda natukene, sel hetkel siis mis rohkem sinna septembrisse jääb ajaliselt, siis seal võib küll tulla, et kas siis kulutate rohkem oma unistuste jaoks või siis tekib natukene sellist puudujääki, aga mõelge alati suurelt, mingit puudujääki, kõike jätkub, küllus on minu elus, kõik on, mul on alati kõrgemalt poolt abilised, mõtelgegi niimoodi, et hakatke omal neid nii-öelda afirmatsioone tegema ja oma unistusekesi, teete omale oma enda loitsukesed, mantrakesed, et mis see loits ja mantra muu on kui sõnavägi ja kui te panete omal ilusad soovid sõnadesse ja kordate neid kas või iga päev, kas enne magamaminekut või enne kuskile, kui on vaja kuskile minna teele minekut, et teete sellest oma päeva osa rituaali, siis tegelikult kõik on võimalik. Nii, siis aasta lõpupoole näitab siin olete täiesti oma sellises teadlikus voolus. Hästi palju siiski näitab seda universumi toetust ja väga suured mingid teatud asjad on teil kuidagi jõudnud niimoodi, et suurte unistustega olete jõudnud siis sellisesse staadiumisse, kus need unistused juba on ju täitunud, aga nad ei ole veel täielikult täitunud. Aga see universumi toetus on niimoodi, et kui te ikka valite endale välja, millega te hingelt lähedaselt tahate tegeleda, siis jälle kasutan sama sõna, siis universum toetab teid. Te väga enesekindlalt liigute edasi. Nii et aasta lõpp on selline hästi huvitav. Isegi juba vaatan siin põnevusega, ootan, et huvitav see 2027 prognoos, et mis siis tuleb, et mis nende tulemuste siis, mis see aasta lõpuks paljud saavutavad, enamus. Et siis on niimoodi, et huvitav, et see baas siis, mis on selleks ajaks saavutatud, et kust sealt siis edasiminek, missugused need asjad edasi saavad sealt olla. Hästi äge. Nii, võtame siis järgmised kaardid. Nii, järgmised on mõned Lenormandi kaardid. Jumal, neid on ka aastakümnetega muutunud, need Lenormandi kaardid. Algud olid, oi jah, hüppas välja, väga hea. Okidoki, kui hüppab välja, ruttab, järelikult on vaja. Nii, et Lenormandi kaardid, kui ägedalt on muutunud aja jooksul.
et järjest ilusamaid tänapäeval hakatakse tegema. Ja kui ma alustasin, siis olid sellised, noh, sellised tavalised nagu Bottignoi kaardid on ju, aga seal oli joonistatud midagi peale, noh, niimoodi, et sümboolika oli joonistatud, aga nüüd on nii, et vaatad pilti ja vaatad, oi kui imeilus nagu muinasjutt peale, nii. Ja isegi ka need, mis on raske energiaga kaardid, need on ka nii palju ilusasti joonistatud, et ei teki üldse sellist tunnet, et nüüd midagi hirmsat on. Lihtsalt kui sa tead, et milline see kooslus on ja mis üldse tekitab mingi hirmsa asja, kui tekitab, noh, ikka on, siis see nendele ka alati on, noh, saab need lahendused vaadata ja kõik ju toimib niimoodi, et mis seal kõrval olevad kaardid. Et kui te kuskil käite kaarte panemas ja kui näiteks öeldakse teile mingisugused, no mingi halb sündmus, siis alati teadlikult küsime, et küsige peale, et kas selle jaoks on ärahoidmiseks mingi lahendus, et alati laske peale tõmmata, et mis on lahendus ja mida te ise saate ära teha selleks, et need asjad läheksid kergemalt. Et mitte jääda sinna sellesse öeldud asja kinni, et oi jumal hoidku, mul nüüd see ütles niimoodi, et see keegi sureb ära, on ju. Ja siis hakkab kummitamine pihta, on ju. Issand, ei tea, kes sureb ja siis hakkad mõtlema igasugu tonte endale peas. Et kui mingi selline asi kuskil teil ennustatakse kunagi, siis ma tean, mul on kogemusi nende asjadega. Ja siis mulle ka ennustati, oi, sa ajad leseks, mees sureb ära. Ammu sellest meest lahus on ju. Ja mees elab ikka ilusasti ja kõik on, noh, kõik on kõigil hästi nii mõlemal ja pole kuskil, eks ju. Ja siis mul ühele tuttavale kunagi ka ennustati, oi, sa oled leseks, mees sureb ära. Ilmal kui üles küll see tuttavakene oli, mõtles ka, et issand, mis siis saab ja mõtles ja kui 10 aastat oli juba ikka vahetevahel tõkib üles ja siis ma ükskord ütlesin kah, tead, kas saadad selle mõtte endast minema, ma muidugi ütlesin ropult siis, saadad perse, nii. Aga ütlesin, et või siis, et kui sa ikka väga tahad või ootad seda ennustuse täitumist, et no osta kirstukoju, paned sinna kirstukoju kas garaaži või ahju kõrvale ja nimesildi kõrvale ja siis tuleb kojumees ja minestab maha, on ju. Ja siis ongi surnud, no see on tõesti väga must huumor, palun vabandust, on ju. Aga siis see tuttavakene mul sai aru, et muidugi, et ma seletasin ka siis ära, et mida tähendab kirstukaart, on ju. Teil praegu siin ei ole välja tulnud midagi. Aga lihtsalt, et see tähendus, et mis kaardi kõrval, kohe tähendus muutub. Et seda on hästi oluline teada, kui kaarte panna, need Lenormandi kaardid, no üldse, taradega samamoodi, kõikide kaartidega niimoodi, et mis sul kõrval on, see juba ju muudab seda kooslust kõik. Ja mida see siis tähendas, kui ma talle lahti seletasin, mis see siis tegelikult tähendas. Aga inimene näeb pilti, kirstukaart, on ju, täitsa perses. Issand, mul mees sureb ära, mehe kõrval kirstukaart. Aga mis siis toimus? Mehel toimusid elus muudatused. Nii minu tollel aegsel väiksemate laste isa elus toimusid muudatused, et tal olid töömuutused niimoodi. Ja siis selle tuttava elus toimus ka muudatused, sellepärast et mehel tulid samamoodi töömuudatused. Ja sellega seoses, kui ikka minnakse välismaale tööle, siis on ju teatud ajaks on see elukoha muudatus ka ju. Ja väga on vaja teada, et alati kui ennustatakse, siis küsid, mis alalt, kus kohast, et te teaksite esitada ise rohkem küsimusi. Kui ei tule parasjagu see kaardipanija ise selle peale, et vaadata. Aga noh, täpselt see ongi see, et elu on õpetanud, kõik me õpime, kõik me lehvime ennast, ega ükski pärl ei ole kohe, briljant ei sünni ju kohe. Et nii nagu ennem teil siin oli, kus kohas teil oli see kaardikene, see samane pärlikaart, et niimoodi, et ikka ju elu lihvib ju. Ja nii on iga asjaga, mis me õpime kogemustest, käime koolitustel, ja kõik need asjad meid järjest rohkem täiustume, lihvime, sest ega ma ju ka algul, kui ma hakkasin kaarte panema, ega mulle ei jooksnud see jutt ja niimoodi. Aga nüüd on niimoodi, et vaatad peale, tsipsti kõik muudkui jookseb, on ju, see tuleb kõik aastatega, aastakümnetega. Niimoodi. Nii, vaatame siis juulikuus sündinud, nüüd oli väikene jutt kõrvale, aga ju siis vaja oli seda. Nii, teil juulikuus sündinutele, mida siis see aasta toob? No näed.
nüüd on siis rohkem tavaelu ka, mitte ainult perekondlikult ega intuitsiooni poolest, vaimse asja poolest, vaid siin on niimoodi, et mingid nii aasta algus, et need takistused, mis teil on olnud eelmisest aastast, siin näitab seda, et jääge ikka oma nendele mõtetele, asjadele kindlaks, et näitab, et need takistused saavad läbi, ajutised takistused saavad läbi ja te jõuate oma nende seatud sihtideni. Aga siin tuleb natukene, tuleb bussikaart välja, mis näitab niimoodi, et võib-olla võib tekkida niimoodi kellegi õelust, klatsi, kadedust, on ju, et keegi võib hakata õõnestama teie neid mõtteid, ettevõtmisi, et ärge üldse minge liimile, ärge pange tähele seda. Niimoodi, et selle kohta ütleks niimoodi, et las koerad tauguvad, karavan läheb ikka edasi. Nii, siis on juba siin kevadkuudeks elu on ilusasti juba stabiilne, paigas, olete leidnud enda elus, leidnud selle koha, kus ühesõnaga ankrusse jõudmine on siis niimoodi, et olete leidnud enda jaoks ükskõik kas siis tegevuse või mingisuguse asja, mis tunnete ära, et vot see on nüüd see, mida ma tahan teha. Või see koht, kus te valite elukoha suhtes. Muideks siin aasta lõpust tuleb, näitab mingisugust teie jaoks väga head kinnisvaratehingut, mida te olete oodanud, et võib-olla tõesti siis, et tegite siis vaata, kus ankrukaart, et kas olete selle koha leidnud või olete täpselt teada, mida te nüüd tahate elult saada. Ja siis hakkate neid asju siis enda ellu rohkem tõmbama. Niimoodi. Tööalaselt väga edukas suve jooksul, muidugi paljudes firmades suvel on vaheajad, puhkused, aga jah, tööalaselt, rahaliselt võib ka tulla uue töökoha pakkumine teil, mis on teie jaoks väga hea, edukas, mida te olete lootnud. Aga siin tuleb edu, tunnustus, see kuidagi esile kerkimine, teie säramine nii-öelda nagu tähekaardil ikka see tähesära ja niimoodi. Aga minul on tähendanud see alati ka tööalaseid ettevõtmisi ja kas parema töökoha saamist, et igal ühel kujunevad need tähendused ju välja nii, et algul ju ikka õpid ju neid tähendusi, mis see kaart tähendab, kui hakkad nende kaartidega tegelema ja siis hakkab järjest tulema informatsiooni, et kuidas, mis jookseb. Nii et hästi põnev on see areng olnud. Ja siis teile ütlen ka niimoodi jah, et tõesti väga edukas aasta teile, hästi palju tuleb siin enda jagamist, suhtlemist tuleb hästi palju sügise poole. Nii, see on siis kui ma teile ütlesin, et kus on rahadega võib natuke nappida, et aga lihtsalt see, et kui suhtlemist palju, käimist palju, siis loomulikult sinna läheb, on ju, et rohkem läheb välja, kui sisse tuleb, aga mis sest, see on täitsa ükskõik, sellepärast, et teie loote ise oma elu. Teie ise täpselt teate, kuhu te kulutate, mida te teete, aga jah, et hästi palju suhtlemist tuleb. Niimoodi, siis aasta lõpupoole, nagu ütlesin, siin on see sõrmuse kaart ja majakaart, aga alati, kui see koos on, siis tähendab mingisugust kinnisvaratehingut ja kuna teil siin aasta lõpuks on hästi lahedad kaardid on siin üleüldse tulnud, suured muutused väga paljudel võib ka tulla tõesti elukoha muutus. Jälle mõtled, et miks aasta lõpupoole on ju, aga ju siis on see niimoodi, et trehvab aasta lõppu. Muidugi soojal ajal on kõige parem, on kolimist ja asjadega tegeleda. Aga ka loogiline on siis, kui keegi tõesti ostab endale elamise, hakkab seda ehitama, leiab nüüd omale selle päris oma koha, nagu siin on, et tunnedki, et oi, nüüd ma olen jõudnud sellesse sadamast, sellesse sihtpunkti, ma tahan nüüd siin olla, on ju. Et siis loogiline, siis hakatakse tohutu siblimine hakkab. Siis hakkab ju see suvisel ajal see ehitamine. Et jah, elukoha suhtes võib teil palju muudatusi. Ja siis on siin aasta lõpp on väga harmooniline, kodune, kodu on hästi tähtsal kohal. Ja kui nüüd eraldi neid kaarte võtta, siis võib olla ka niimoodi, et kui nüüd ei vaata seda kaardi koostoimimist, uue kinnisvara soetamist, siis võib ka olla kas kinnisvara ost või müük, ühesõnaga väga hea tehing. Nii,
ja siis, kui eraldi võtta nüüd see abielukaart, sõrmusekaart, siis võib ükskõik milliseid partnerlustehinguid, et kui te teete kellegiga koos midagi, no näiteks mõtlete, et teeks midagi ägedat, nii nagu me eelmine aasta, mul tuli nii-öelda lõi piss pähe, oi nüüd on vaja teha teraapiaruum. Proovisin Tartusse igale poole, Tartu vastu ei võtnud, onju. Ei olnud, küll kõik olid reisil, kinnisvaramaaklerid, kus, mis oli ja mis oli siis liiga kallis ja mis oli normaalse hinnaga, see oli, ütleme otse välja, kole, eks ju. ja siis no ei õnnestunud ja siis tuli nagu alati Viljandist, tuleb Viljandist pakkumine lihtsalt. Kuule, meil on siin ruum, kas sa ei taha, onju. Siis ma olen mitu korda ära olnud, ütlen ka, et kuidas te kujutate ette, et ma hakkan siin sõitma nüüd tund aega sõidan Viljandisse tööle iga päev, onju. Et see ei kogu aeg ei olegi vaja, et võid ju niimoodi, et noh, ühesõnaga pakkumised on tulnud. Ja siis see aasta ma läksin ka, vaatasin, et oli ka pakkumine. Mõtlesin, et ma vaatan, et see maru lahe ruum on ju. Ma olen igaks juhuks vaata, ega ma ei pea ju võtma seda ruumi. No mis te arvate, siis läksime ruumi vaatama, võtsin sõbranna kaasa, onju. Ja siis täpselt vaatasin, et aga meil on siin üks tuba veel, mis meil ei ole kuulutuses üleval. Ja vaatad, come on, yes. Sõbrants ütles ka, et no vaatame rahulikult veel, et mul on see emotsiooni ajal teen neid sammuseid, kui täpselt nii, kuidas mul tunne peale tuleb, onju. Ja siis ma ikka aeg-ajalt viskan nalja, et piss lööb pähe, on vaja teha, onju. Ja mis sa teed, kui intuitsioon on selline. Ja ma ütlesin, et ma võtan niikuinii selle ruumi. Ma juba nägin seda potentsiaali, nägin juba, kuidas see ruum valmis oli ja võtan, onju. Ja see toimus ka aasta lõpus. Siis kui nii-öelda normaalsed inimesed ei tee tehinguid, onju, siis mina jutumärkides ebanormaalne inimene, onju, tegin sellise tehingu. Aga teil tuleb siin samamoodi juulikuus sündinud, niimoodi. Siis teil tulebki niimoodi, et jess, see tunne, see on teie ja te teete selle ära. Ja kui te otsustate kellegiga koos teha, loomulikult sõbranneke ütles, et ei no loomulikult ma tulen teen suga koos, et sellest pole kahtlustki, onju. Ja no temal ongi hea lihtne, ta elabki Viljandist lähedal kohe. Ja siis väga hästi toimime ilusasti. Ja teil tuleb ka mingisugune, kas siis koostöö tuleb, aga väga selline hea koostöö, et ei ole niimoodi, et olete täiesti, üks on kuu pealt, teine on maa pealt, vaid te kuidagi toimite ilusasti. Et juhul, kui isegi olete kuu pealt ja maa pealt, nii öelda, siis te väga hästi koos toimite. Ja vot selliseid asju võib ka teile siin aasta lõpuks tulla. Niimoodi, et ka need visioonid, mis te olete tahtnud, mida te olete unistanud, ükskõik kas siis tööalaselt või eraelualaselt, et need asjad nüüd siis siin saavad saavutatud. Hästi lahe. Aga pigem ma jään selle juurde, et oma kodu, kes tõesti kaua on unistanud päris oma kodust, siis teie jõuate sellesse punkti nüüd aasta lõpuks. Nii et väga lahe. Niimoodi, kullakesed. Nüüd on siis juulikuu ära loetud. Vaata, mis see kell on. 17:33 on kell praegust mul. Niimoodi. Nüüd täna ma ei jõua augustit teha, sest mul tuleb telefonid ja läks töö. Aga no teeme siis homme. Mis seal ikka? Täpselt nii teen, nagu on. Aga teile ma soovin kõike head edu ja õnne ja õigel ajal õiges kohas olla ja täiesti kõiksugused pakkumised, mis on. Ärge hakake kahtlema, vaid lihtsalt tunnetage läbi ja võtate need vastu, mis teile meeldivad, need, mis ei meeldi, need lükkate kõrvale. Ja hästi tegus aasta. Aasta lõpuks olete te ütleks just nagu uuesti sündinud nii-öelda. Hästi äge. Nii et aitäh teile ja järgmistes salvestustes näeme, kuuleme jälle. Niimoodi. Mõtlesin.